tere kallid, alustame siis koolitunniga. Ja täna on meie jaoks üks väga oluline päev, sest 30. juunil me avasime meie enda suvekooli ala. Ja täna siis on selline kauaoodatud päev ja tund, kus me saame alustada ka oma reaalse hingeravikooli protsessiga. Aga täna teeme lihtsalt väikese tagasivaate ja sissejuhatuse, kuidas meil see elu on läinud ja mis eristab meid ehk teistest projektidest ja ilmaliku elu haridusprojektidest. Ning kindlasti ka see, et igaüks jagab siis oma rõõmu sellest, millest ta on läbi tulnud ja kuhu ta on välja jõudnud. Aga see kõik on selline põgus vestlus, nii et me jõuame kõigest süvitsi veel küll rääkida. Nii et täna on siis selline natuke nagu soojendusharjutus. Ja siia laua peale on siis sümboolselt asetatud ka see ingli kuju, mis oli sel ajal mulle kingitud, kui ma alustasin alles projekti maa peale laadimisega. See oli siis aastal 2008 ja see on mulle toodud Saksamaalt. Ja see oli huvitav, et see oli selle pere poolt, kus ma külaline olin, kingitud, kui nad said teada, et ma olen inglitega sõbraks saanud. Ja mulle anti valida erinevaid ingleid, et missugust, sest pere oli selline, kes oli suur ingliarmastaja. Ja see oli huvitav, et pere isa ütles just, et anna talle see. Ja kuna meil oli projekti algne nimetus ilmapuulaste kasvatus, eks ole, ja ta oli nagu selle elupuu kooli sünonüümiga tuntud. Et siis see oli niivõrd õige juhatus ja see oli minu jaoks ka üks selline väike imekene. Et inimene, kes tegelikult ei teadnud sellest minu tööst ja tegevusest mitte midagi, oli veel teisest rahvusest ja ta tunnetas ära tõenäoliselt läbi inglite juhatuse siis, et just see on see naeratav inglike kuusepuu kukil. Nii, et ja siin laua peal on mul siis ka kõige esimene raamat, mida me nimetame oma kooli õpperaamatuks, sest selle raamatu järgi tuli mul, kui ma õppisin alles kanadamist ja inglite järjest liikumist, et tuli mul siis luua ka koolile strateegiadokument, mis oli selline töö, mida tuli eesti keeles justkui tõlkida endale, sest ta on galaktilises keeles väljendatud. Ja selles raamatus oli siis kogu selline kokkuvõttev sisu, mida peaks tegelikult praegusel ajal kõik inimesed teadma. Loomulikult selle raamatu sisu ja ka eesmärk on selline ajas vibreeriv. Ja siin on ka öeldud, et see, kuidas hakkab maal protsess toimuma, sõltub ikka väga palju sellest, kuidas inimpere teadvus tõuseb. Sest sellel on oma kindel seos, millest me kunagi teinekord ka räägime. Aga meie jaoks on tähtis see, et meie haridusprojekti nimetatakse ka teadushariduse projektiks. Ehk siis puhastudes, treenides, teadmisi saades elus endas, eks ole, et siis on jõutud kõrgteadvusega suhtlemiseni, mõistetakse peamisi märke, peamist eesmärki ja ülesannet arendada oma hooldajaloomust, eks ole, ja oma andepõhisusega siis teenima asuda. Nii et see peaks siis kõigil teada olema, aga nii nagu ikka, raamatuid on palju, haridusi on palju, infot on palju, nii et me oleme aru saanud sellest, et kui on uurimusprojekt, mis praegu meil käimas on, et siis tegelikult uurimus on alati aastatepikkune siseinfotöö ja kui on juba mida teistele ette näidata, ehk siis tõendada, kuidas maavälised inimesi juhivad, et siis saame minna sellega välja. Ja nüüd on saabumas see aeg. Nii et täna siis siia laua taha on saanud austava ülesande meie mentorid kolmekesi, on siis Hüpatia, Aariel ja Magdalena. Aarielil on küll täna selline
omapärane situatsioon, et ta saab ainult õige koha peal noogutada, sest hääl on kaduma läinud. Aga teadus on olemas ja meie ju teame, kes sa oled ja mida sa teed, nii et pole lugu. Nii et siin praegu selles kohas, kus me oma koolitundi läbi viime, oleme me ikkagi pikka aega loonud oma teraapiakodu, eks ole, mis on siis teie andepõhise teenimise üks tulemus ja edasine teenimispaik, eks ole. Ja selle amplituuriumi eesmärk on siis anda praktikat meie kooli õppuritele, aga samas ka siis avalikult teenuseid osutada. Nii. Ja nii nagu iga õppetööga ka ilmalikus plaanis alati tuleb enne ennast ravida, täiendada, harida, õppida teiste teenindamist, õppida aru saama, kuidas inimesed mõtlevad, et inimesed on kõik erinevad ja mida siis peaks tegema või kuidas ennast ülal pidama see inimene, kes on teiste teenistuses, eks ole. Nii, läheme siis ajas tagasi, et Üpati äkki sinu käest küsime, et kui sa meenutad meie kogemust, millest on juba üle 10 aasta möödas, eks ju. Et kas sul niimoodi tuleb meelde kohe käigu pealt see algusaeg, mida me oleme aeg-ajalt ikka küll ka püüdnud meeles hoida, eks ju. Et mis oli see esimene kogemus või selline mälestus, mis lubas sul edasi tulla sellises ebamäärases koolis või ettevõtmises, nagu me tol ajal olime ja mis on lubanud sul siiani vastu pidada? Kui ma nendele lehekülgedele sattuma hakkasin järjest mitmel korral pikkade vahedega, et siis tunne oli nii õige, et siia tuleb liituda. Et kuidagi ei saanudki teistmoodi, see oli see hinge äratundmine. Ja viimasel korral siis, ma ütlen, et see võttis ikkagi mitmed kuud aega, et ma jälle sattusin ja jälle mingi märgi järgi sattusin. Et tookord oli see Facebooki lehekülg Ilmapuulane küsib ja sellel hetkel siis oli just see kutse liituma ja oli teisigi liitujaid, et me kuidagi tulime koos ja see esimene kirjutama hakkamine teiega, et ma mäletan muidugi seda kõike väga selgesti. Ja siis ma juba sain aru, et on maavälisega tegemist, maavälise projektiga, aga ma tagantjärele olen mõtelnud, et muidugi ma uskusin, sest ma olin taotlusi andnud varem. Ma olin ju vaimsel teel liikunud, ma olin otsinud, ma olin taotlusi andnud, kuskilt jälle mingisugusest kirjandusest sain ma selle info, et kuidas sõnastada taotlusi, et teispoolsusega kokku saada. Ja see oli minu jaoks selline asjade loomulik käik, et nüüd ma saingi. Aga kas ma sellel hetkel seda seost, see on ilmselt hiljem tulnud, et need seosed kuidagi tekivad hiljem alati. Aga kuidagi väga kindel tulek oli ja kui te palusite hakata Facebooki lehel suhtlema, mis oli minu jaoks väga raske, sest ma ei olnud seda kunagi teinud, ma olin üldse Facebooki vastane. Et ma olin enne konto loonud ja tänu sellele ma sain üldse sellele teele asuda ja oma poja tõttu, kes oli välismaal ja kes ei jaganud enda kohta infot väga, aga ma sain Facebookis siis tema pilte vaadata ja temast aimu. Nii et need olid kõik sellised märgid, sellised juhuslikud kokkusattumused ja niimoodi meil see suhtlus hakkas, aga siis hakkas ka siuke üsna intensiivne juhatus kohe ülesannete täitmise ja teie juhatuse järel siis samm-sammult liikumine. Ja siis ma olin sellest tugevalt sees ja see on kestnud tõesti peaaegu 14 aastat. Ja see tunne on, kunagi ei ole teine olnud, ei ole see tunne muutunud, et see kõik on õige ja see informatsioon, mida te jagate, et see kõik
on nii, nagu te jagate või mingit kahtluse momenti ei ole tekkinud. Aga kuidas nüüd ma siiamaani olen jõudnud, see on see oma tahtega liikumine. Raske on olnud, ei ole üldse lihtne olnud aega leida selleks pühendumiseks, ülesannete täitmiseks ja ikkagi ennast enda ületamiseks pidevalt. Jah, sest inimesel on ju oma elu, on tõusud, mõõnad, on kiirem eluperiood, on pereelu, millest me ei ole ju kellegi palunud loobuda, eks ole. Ja eks see on... Ja see on ka vastuseisu olnud, eks mõnda. Nii et selles mõttes, et sellest kõigest on olnud läbi tulla. Aga see tunne on väga hea. Aga kui sa nüüd võrdled seda algusaega ja praegu, kui me enam nii palju ju kogu aeg ei kirjuta ja ei juhenda, et kumb aeg oli võib-olla väljakutseid omavam, kui nüüd võrrelda algust ja praegust aega? See intensiivsus oli selles mõttes, et ma mäletan, et ma ei raatsinud nagu oma aiatööde jaoks ja pere jaoks ja väga üldse aega võtta, et tegelikult see oli väga raske. Et praegu seda võimalust on, kuna mul on suur elumuutus ka olnud tänu teie juhatusele nüüd, et oma maakoju olen kolinud ja täiesti teine eluviis ja siin lähemal, et ma saan osaleda rohkem siin, eks ju, et Põhja-Eestist tulles. Et praegu ma saan aega võtta ja võtangi ja hinges on rahu, et siis oli seda rahutust palju. Aga teisalt jälle see teie juhtimine, et mulle meeldis olla see sõnakuulelik õpilane, kes võtku tegi. Et seda praegu ju ei ole, et sa pead ise tegelikult nüüd aega planeerima ja oma ülesandeid teadma, need ära tegema, lihtsalt tegema. Et see niimoodi hoidmine enda sellel pulsil hoidmine, võib-olla see praegu on keerulisem. Sest igal õpilasel on ükskord aeg koolist väljuda ja seda, mida on õpetatud ja millega on ennast treenitud, et seda siis hakata rakendama. Muidugi ja teenused, eks see teenuste arendamine, see on oma ette. Nii, aitäh praegu. Magdalena, mida sina kõneled?